Mimic Octopus on peomäng loomingulistele hooplejatele ja julgetele petistele. Enne hullumeelsete vestluste alustamist peate mängu valmis panema. Võta 2 infokaarti mängukarbist välja. Pane tähele, et kõik teised kaardid on eelnevalt sorteeritud ja neid ei tohi segada. Võta välja 2 kaardipakist suurem. Esimeses mängus on mõlemad pakid ühesuurused ja ei ole vahet, kumma võtad. 4–6 mängijaga mängus võta kaardipakist 15 3 kaardist koosnevat komplekti. 7–8 mängijaga mängus vajad 16 väikest kaardikomplekti. Ülejäänud kaardid aseta mängukarpi teise kaardipaki peale. Iga kaardikomplekt tähistab olukorda, milles mängija on, koosnedes 3 samasugusest kaardist. Nüüd, sõltuvalt mängijate arvust, vali 3 või 4 juhuslikku kaardikomplekti ja kombineeri need uueks kaardipakiks. Sega see uus kaardipakk läbi ja jaga igale mängijale 1 kaart pildiga allapoole. Ülejäänud kaardid moodustavad lauale maha pandud kaartide kuhja. Ja oled valmis Mimic Octopusi vooruks. Nüüd loevad kõik mängijad oma kaardi salaja läbi. On 2 rolli. Oled võistkonna mängija, kui sinuga sama kaardiga on ka teisi mängijaid. Või oled Mimic 8 jalg, kui kellelgi teisel pole sama kaarti. Pane tähele, et Mimic 8 jalgu võib olla 1, 2 või mitte ühtegi. Ühes meeskonnas võib olla 2 või 3 võistkonnakaaslast. Konks on selles, et keegi ei tea oma rolli vooru alguses. Oma roll tuleb välja selgitada vesteldes terve grupiga. Kui kõik on oma kaardid läbi lugenud, algab vestlus. Rääkimisel järjekorda ei ole ja kõik on lubatud. Välja arvatud, sa ei tohi oma kaardil olevat teksti või numbrit välja öelda. Sinu ülesandeks on välja selgitada, kas teil on võistkonnakaaslasi, vältides samal ajal potentsiaalsetele Mimic 8 jalgadele liiga palju info edasiandmist. Mimic 8 jala ülesanne on aru saada, et nad on Mimic 8 jalg ja seejärel veenda teisi mängijaid, et nad on nende võistkonnas. Kui arvad, et oled oma rolli tuvastanud ja seda hästi väljendanud või kui arvad, et edasine vestlus ei too teile head, võid käe tõsta, kuid see ei tähenda, et pead rääkimise lõpetama. Niipea, kui enam kui pooled mängijad tõstavad käe, hüütakse valjult stopp ja kõik vestlused tuleb kohe lõpetada. On aeg suureks lõppmänguks, kus saad oma tähelepanekud muuta punktideks. Kõik mängijad loendavad koos 3-st 0-ni. 0-ni jõudes näitavad kõik üheaegselt käemärkidega tehtud järeldusi. Kui arvad, et mängid võistkonnas, osuta sõrmega oma meeskonnakaaslasele või kasutades 2 kätt, et osutada 2 kaaslasele. Kui tunned ära kõik oma võistkonnakaaslased, saad 1 punkti iga kaaslase eest, kes ka sinu ära tundis. Kui sa ei leidnud kõiki oma võistkonnakaaslasi või osutad kellelegi, kes pole sinu meeskonnas, saad 0 punkti. Kui arvad, et oled Mimic 8 jalg, pead valima ohutuma variandi ja riski vahel. Turvaliseks mängimiseks moodusta käega rusikas. Saad 1 punkti oma rolli äratundmise eest, aga ühtegi boonuspunkti ei saa. Riski võtmiseks moodusta oma käega rahumärk. Saad 1 punkti oma rolli äratundmise eest ja 1 boonuspunkti iga mängija kohta, kes arvab, et kuulud tema meeskonda. Aga kui keegi sinu peale ei osuta või sa ei ole Mimic 8 jalg, saad selles voorus 0 punkti. Punktide arvestamise ajal peavad kõik oma käemärke hoidma. Nüüd võivad kõik paljastada, mis nende kaartidele kirjutatud on, et teada saada, kellel on õigus. Kõik lõppenud vestluse kaardid annavad 1 võidupunkti. Kui oled teeninud punkte, siis kogu need teistele nähtavalt enda ette lauale. Kõik kaardid, mida võidupunktidena ei teenita, asetatakse maha visatud kaartide hunnikusse. Kui võidupunktide jagamiseks on vaja rohkem kaarte, võta kaardid maha käidud kaartide hunnikust. Kui laual on veel piisavalt kaardikomplekte, alusta uut vooru. Kui kõik kaardikomplektid on otsas, on mäng läbi. Mängu võidab kõige rohkem punkte kogunud mängija. Viigi korral on mitu võitjat. Nüüd tead, kuidas mängida mängu Mimic Octopus.